Vaatame nüüd, mida siis 2026 toob igale ascendendi ja päikesemärgile. Vaatame nüüd siis, mida aasta 2026 toob sõnnimärgile, et kas siis on teil sõnni ascendent, kui te teate oma sünnikellaaega, või siis ka sõnni päikesemärgile. Et sõnnile tuleb 2026 aasta selline, kus on võib-olla vaja rohkem aega iseendale. Võib-olla tunnete ennast väsinuna, tunnete, et paljud asjad, mis varem tundusid nii-öelda tähtsad, ei anna enam midagi. See on täiesti normaalne, teie keha ja meel annab lihtsalt märku, et on aeg natukene peatuda ja korrastada. Ja kuna Saturn vahetab meil märgi, läheb jääramärki ja ka Neptuun, mõlemad vahetavad aasta alguses siis oma märgid, üks siis jaanuaris, teine veebruaris. See tähendab seda, et mõlemad hakkavad liikuma teie sellises sektoris, mis on seotud pigem siis sisemise tööga. Et Saturni puhul on see üks keerulisemaid aegu tegelikult, ei ole kerge, aga kui seda nii-öelda teadlikult kasutada, siis tuleb sellest väga selline sügav vabanemine ja küpsemine. Et võite tunda ennast üksikuna, isegi siis, kui te ei ole füüsiliselt üksinda, selline tunne, et keegi ei mõista teid täielikult, ei mõista seda, mida teie läbi elate. Et see on hästi vajalik selleks, et te teeksite sügavat sisemist tööd, ehk siis eemaldab teid ajutiselt sellest välisest maailmast, selleks, et te saaksite tegeleda oma sisemiste piirangutega. Võivad tekkida üles ka vanad hirmud, süütunne, enesesüüdistused, mille tegelik päritolu on võib-olla kauges minevikus, varasemate selliste ebaõnnestumiste mälestused tulevad, allasurutud süütunne tuleb esile, tunne, et olete kuidagi milleski võib-olla läbi kukkunud. Tegelikult mida see Saturn tahab, on see, et te ei saa enam neid asju vältida. Et kui te püüate neid kogu aeg alla suruda või ignoreerida, siis muutuvad need veelgi raskemaks. Ehk siis me ei saa enam nii-öelda sellest mööda vaadata ja see sunnib meid siis nägema seda, kuidas me iseennast piirame, kuidas me iseennast võib-olla saboteerime, kuidas me iseennast nii-öelda kinni paneme, vangistame ja see võib olla väga valus, aga väga hädavajalik selleks, et me sisemiselt saaksime vabaneda. Tegelikult on siin suur vajadus olla üksinda, on vajadus tagasi tõmbuda sotsiaalsest sellisest saginast, rohkem kulisside taga töötada, vähem avalikku sellist enesekehtestamist. Et see ei ole selline aeg, kus on selline suur nähtavus. Kõige parem on seda kasutada just olles niimoodi vaikselt, järjekindlalt teha endaga tööd. Siin võivad olla sellised sundpausid, kui me seda ei tee, näiteks haigused, väsimused või olukorrad, mis nii-öelda sunnivad meid aeglustuma. Et need on märgid sellest, et teie tegelikult psüühika ja keha vajavad ümberkorraldamist, vajavad puhastamist ja kui te olete näiteks varem eiranud oma sisemisi piire, siis nüüd te seda enam teha ei saa, et tuleb võtta vastutust. Ei saa enam põgeneda, tuleb ausalt vaadata, millised on meie need piiravad mustrid, millised vanad harjumused teid kinni hoiavad, kus kohas te ennast saboteerite. Väga hästi sobivad siia teraapia, hingamistööd, meditatsioonid, päevikupidamised, selline võib-olla ka vaikselt teenida teisi, aidata teisi, ilma et ootaksite sellest tunnustust või tähelepanu. Et kui te selle nagu teadlikult läbite, siis see tegelikult loob aluse uuele elutsüklile. Ehk siis see on selline ettevalmistav periood, mis eelneb uuele nii-öelda identiteedile ja uuele vastutustasemele. Et see kindlasti siit ei tule nagu kiireid tulemusi, siin ei ole nähtavaid saavutusi ja ei tule siin mitte midagi või see ei anna nagu sellist välist kiitust, välist tunnustust, aga annab sisemist vabadust, tugevust ja küpsust. Ehk siis väga sügav sisemise töö aeg, see ei ole kerge, aga see on vajalik. Ja kui te ei põgene,
selle protsessi eest, vaid et läbite selle kõik teadlikult, siis sellest võib välja tulla sisemiselt palju vabamana, tugevamana, küpsemana, kui te kunagi varem olete olnud. Ehk siis siin need tööviljad tulevad hiljem, et siin tuleb usaldada seda protsessi. Olge siis kannatlik iseendaga ja teadke, et see, mis praegu raskena tundub, on tegelikult ettevalmistus millekski palju-palju paremaks. Ja veebruar tegelikult võib tuua uusi alguseid, selguseid, sellepärast et 21. veebruaril on meil Saturn-Neptuuni konjunktsioon, et igasugused sellised unistused või lootused, mida te olete endas kandnud, need saavad selgemaks. Hea uudis on see, et te saate lõpuks ausalt vaadata, mis teie elus päriselt töötab, mis mitte. Ja on võimalus alustada siis puhta lehega. Tuleb kindlasti lubada siin endale ka puhkust, see on hädavajalik, teie närvisüsteem vajab taastumist. Lõpetada kõik see, mis teid kurnab, on see mingi kohustus, harjumus. Ehk siis tehke endale aega, jalutage väljas, olge lihtsalt vaikselt hetke endaga, tehke seda regulaarselt ja 10. aprillist kuni 19. maini võib-olla tunnete, et olete valmis tegutsema, tegelikult on hea aeg teha mingeid konkreetseid muudatusi, võttagi puhkust, minna reisile, astudagi samm tagasi ennast kohustusest, et ei tasu seda karta, see ei ole mingi põgenemine, vaid see on väga tark valik. Ehk siis õpetabki see aasta kuulama enda sisemist häält, tegema ruumi sellele, mis päriselt loeb. Mõned asjad peavad siin lõppema selleks, et tõeliselt taastuda. See on täiesti okei. Võtke siis samm-sammult, olge lahke enda vastu, usaldage, et alles jääb see, mis on vajalik ja peale seda on see palju tugevam kui ennem. Ning alates 26. aprill muudab ka Uraan oma märki, ehk siis teie suhe rahaga muutub sellest alates täielikult. Järgmised 7 aastat õpetavad teid teenima, säästma, kulutama hoopis teistmoodi, kui te seda seni tegite. Et siin tuleb teha konkreetseid valikuid, et kui te olete harjunud mingisuguse ühe kindla lahendusega, et teil on mingi kindel sissetulek, ma ei tea, te olete kogu aeg teinud asju niimoodi, siis see tegelikult ei pruugi enam töötada. Ehk siis elu surub teid leidma erinevaid viisi, kuidas teie raha teenite, kuidas raha liigub, et see on siin hästi vajalik, et tuleb võib-olla uusi sissetulekuallikaid, kõrvalprojekte, uued oskused, uued tooted, midagi, mis toob raha ka siis, kui te parasjagu ei tööta, sobivad siia väga hästi. Tuleks tulevikku panustada nüüd, mitte siis kunagi hiljem, ehk siis investeeringuid üle vaadata, näiteks võlgadest vabaneda. Ehk siis, kui see võlg hoiab teid kinni, et ei saa oma laenu pärast teha midagi, mida teil on vaja teha, siis tegelikult 26 aastal võib olla surve see ära lõpetada. Kindlasti sobib siin investeerida iseendasse, oma uutesse oskustesse, tehnoloogiasse, tööriistadesse, kõik, mis aitab teil lihtsamini uuenduslikult raha teenida läbi tehnoloogia. See sobib väga hästi, see on kõige parem panus üldse, mis te teha saate, ehk siis tehnoloogilised tööriistad on siin võib-olla hädavajalikud. Ja 29. juuni kuni 11. august ka Marss paneb teid võib-olla rohkem tegutsema rahateemades, sissetulekutes. Kas te siis otsustate, et lõikate oma kulusid vähemaks ja tagasi või siis hakkate väga intensiivselt tegelema uue tulu leidmisega. Ja 4. ja 5. juuli on väga-väga tähtis, sellepärast et seal võivad asjad liikuda väga kiiresti ja ootamatult, olge siis valmis tegutsema, on vaja teha võib-olla julgeid samme, mis on seotud teie rahaga, ehk siis Marss on seal konjunktsiooni Uraaniga. Olge selleks valmis ja 18. juuli ja 29. november võivad avaneda teie jaoks täiesti uued kardinaalsed karjääriga seotud teemad, mis muudavad teie teenimispotentsiaali täielikult. Et need annavad teile sellise rahalise suunamuutuse läbi töö. Uraan teeb siin positiivse aspekti Pluutoga ja need puudutavad siis teie karjääri ja sissetuleku valdkondi.
ehk siis uued karjäärialased või avalikkusega seotud võimalused võivad tulla ja muuta teie teenimispotentsiaali, on see uus karjäär, on see mingi kõrvalprojekt, mis hakkab sisse tooma, või siis otsus, et oma oskus raha panna teenima, võib-olla midagi, mida te olete eelnevalt lihtsalt hobiks kasutanud. Need asjad sobivad siia, et kui te nüüd sõnnina soovite ikkagi, et kõik on alati kindlalt paigas ja läbi mõeldud, siis alles tegutseme, et siis see 26 aasta õpetab aga tegema ilma kindla plaanita selliseid väikseid reaalseid katsetusi ja samme, et on see siis uus investeerimiskonto, uus teenus, uus hinnastamine ja siis vaadake, mis toimib, et selline paigalseis siia ei sobi, ehk siis raha ei tule nii nagu varem. Järgnevad 7 aastat, muidugi sellel on pikk periood, aga siin saab see alguse ja see kõik on hea uudis. Teil on võimalus luua süsteem, mis annab teile päriselt vabadust, aga alustage siis väikeste sammudega. Ärge siis kartke katsetada ja usaldage ennast, et selle kõige käigus tuleb siis ka nähtavale see õige. Siis alates 30. juunist Jupiter liigub meil lõvimärki ja teie jaoks toimub siis laienemine või uuenemine, paranemine kõiges, mis puudutab teie kodu, kinnisvara, perekonda, emotsioone või ka vanemaid näiteks, et on see siis suurem, parem elukoht, kui te olete tahtnud kolida, suurendada ruumi, parandada elutingimusi, siis siin on see võimalus. Sellised võib-olla uuendused, uus köök, uus vannituba, uus sisustus, et sellised kõik selline parendus sobib siia, kõik, mis muudab teie elu mõtestatumaks, võib-olla mugavamaks, võib-olla ka lihtsalt rohkem rahvast teie kodus, on see siis keegi sugulane, kes tuleb teie juurde elama, võtate hoopiski endale kodulooma, ehk siis kodu on kuidagi elavam või midagi sellist. Ja võib-olla tahate ka olla lihtsalt rohkem oma pere keskel, annab see teile siis energiat, võite hakata tõsiselt mõtlema siin ka välismaale kolimiseks, kas või siis hooajaks, sest et Jupiter on seotud meil välismaaga. Ja 27 juuli alates hakkab toimuma ka oluline pööre, sest et samasse piirkonda lõvimärki jõuab meil lõunasõlm, ehk siis kui Jupiter paisutab seda kodu ja pere teemat nagu suuremaks ja paremaks, siis lõunasõlm sunnib välja selekteerima, mis on päriselt väärt, mis on lihtsalt harjumus ja mis on kohustus, ehk siis koht, kus te võib-olla ka hoidsite ennem liiga palju asju, on need liigsed asjad, on see mingid liigsed rollid, mingi peredünaamika, ehk siis siin on vaja ruumi, ehk siis nüüd on vaja puhastada, lihtsustada. Et te võite leida ennast olukorras, kus tuleb ebaolulisest loobuda ja muuta kodune elu lihtsamaks, see sobib siia väga hästi. Ja 13. august tuleb ka suur pööre, sellepärast et siin on siis päikesevarjutus ka juba teie kodusektoris, ehk siis tekib selline suur kontsentratsioon koduteemades, pereteemades, kinnisvarateemades, et ja see varjutus jääb siia 6 kuuks, seega 6 kuud on siin aega, isegi rohkem, kus saavad alguse siis sündmused, mingi peatükk lõpeb, uus algab, ongi siis kolimine, on see kooselu muutus, ruumi tegemine, asjadest loobumine, nii-öelda keegi kolib sisse-välja, need asjad sobivad siia hästi, et olge siis selleks valmis, et kodused olud muutuvad. Ja siis 13. detsember kuni 13. aprill 2027 võib-olla ei tehta enam nii suuri muudatusi, algatusi, pigem viimistletakse, vaadatakse üle koduga seotud otsused, eelarved, peresuhted, pannakse siis lõplikult süsteeme paika, et laiendada siis siin seda, mis annab rahu, ehk siis on see mugavam tingimus rohkem aega perega näiteks, lõpetada see, mis tekitab pingeid, sobib siia, et ebamugavad kokkulepped, liiga palju asju, peresuhted, mis enam ei tööta, nendega tuleks siin siis tegeleda, ehk siis aasta teises pooles te ei ehita kodu siis kellegi teise pärast, et keegi teist heaks kiidaks, te ehitate ikkagi kodu, mis on teile päriselt sobilik. Kuulake oma sisetunnet ja tehke siis julgelt valikuid.
ja 17 veebruar on meil päikesevajutus, mis võib kaasa tuua teie karjääris ja elu üldsegi sellistes olulisemates küsimustes muutuseid, kuhu te tahate jõuda, kelleks te tahate saada. Midagi väga olulist hakkab siin muutuma, on see uus tööpakkumine, on see uus roll, mingid ettepanekud, võimalus võtta hoopis teine suund karjäärialaselt, mingi uus projekt, mis teeb teid võib-olla avalikkusele nähtavamaks. Et siia sobib siis näiteks ülemusega rääkimine, kuhugi kandideerimine, oma portfoolio korda tegemine, et kui teil on nagu sellised 2 mõtet näiteks, et mida ma võiksin teha, siis tegelikult see veebruar võib tuua ka vihje, kumb on see tee, mida te peaksite siis tegelikult käima. Igal juhul väga suured olulised sündmused võivad siit alguse saada, mis kestavad siis vähemalt pool aastat, kui mitte rohkem. Siis 3. märts on meil kuuvarjutus ja teie jaoks kuuvarjutus toob ju alati nähtavale selle, mida me ei ole näinud ja teie jaoks siis tekib parem arusaam ja hakkate oma olukorda nägema paremini, mis puudutab siis lapsi, romantikat, hobisid, esinemisi. Kui te tahate ennast teistele reklaamida, kui te vajate näiteks uut kodulehte, mingit muud reklaami, siis on siin õige aeg sellega tegeleda, aga siin võivad ka selguda teemad, mis puudutavad teie lapsi või siis näiteks, kui te olete nüüd tegelenud siin intensiivselt oma kodu ja pere ja kinnisvara teemadega ja pannud näiteks oma kinnisvara müüki või olete kinnisvara otsingul, siis see kuuvarjutus siin 3. märts võib ka tegelikult tuua selgust rohkem või siis saab siin midagi selgemaks, et mis sellest koduteemast teil saab. Et Jupiter läheb siia küll kodumajja alles suvel, mis on siis juunis ja juulis ja augustis, aga siin võib saada juba midagi alguse siin märtsis, mis on seotud siis kas kinnisvara parendamisega, kinnisvarast saadud tuluga näiteks või mingid sellised asjad, et siin võib tulla mingisugune asi päevavalgele, te saate midagi teada ja siit saavad asjad alguse, mis on siis seotud selle kinnisvara parendamisega, remondiga, ostu-müügiga ja siis suvel liiguvad need teemad edasi. Ja miks mitte, võib-olla saavad ka teie puhkuseplaanid siin selgemaks või lastega seotud teemad saavad selgemaks, et need kõik sobivad siia. Aga nüüd 3. oktoober kuni 14. november tuleb olla ettevaatlik, sest et meil on Veenus retrograadses liikumises. Tegelikult see varjuperiood on juba 1. september kuni 16. detsember ja 3. kuni 25. oktoober on Veenus siis teie partnerlusvaldkonnas ja puudutab teie suhteid ja tuleb siis tegeleda suhteteemadega uuesti, et kui teil on vähegi seal mingisuguseid suhteprobleeme, on see siis ettevõtluse suhe, karjäärialane suhe või on see isiklik suhe, siis need vanad teemad tulevad uuesti päevakorda ja need tuleb siis selgeks teha ja selgeks rääkida. Ja siin ei saa enam vait olla ja osta võib-olla rahu järeleandmistega, nihutada mingeid piire, et mitte tülitseda, et need asjad enam siin ei toimi. Et võib-olla ka tulevad mingisugused vanad suhted teie ellu uuesti tagasi, aga siis pigem selleks, et te saaksite need lõplikult lõpetada ja nii-öelda ära lahendada, selgeks rääkida, mitte siis selleks, et selle suhtega uuesti edasi minna. Ja kindlasti ei sobi siin uute partnerlussuhetega alustada. On see siis ärialane partnerlussuhe või isiklik suhe, näiteks abiellumine siia ei sobi üldse. Ja 25. oktoober kuni 3. november liigub siis retroveenus teie töö, tervise ja rutiini valdkonnas, ehk siis tulevad need teemad päevakorda, võib-olla te teete töö juures rohkem tööd, kui teid tasustatakse, need teemad võivad päevakorda tulla. Teile anti mingisugune lisatöö ajutiselt, aga siis tuleb välja, et te olete seda juba pool aastat teinud, et nende asjadega tuleb siin siis tegeleda. Et vaadake üle oma töömaht ja kui palju te selle eest siis ka tasu saate
ja kui palju te võib-olla teiste eest tööd ära teete ja tõstke need teemad üles ja kui need vajavad siin muutust ja terviserutiini küsimused samamoodi võivad esile tulla, et hakkate nägema, mida peaksite muutma, kus on vaja teha parandusi. Tehke siis rutiinid selliseks, mida te suudate siis ka hoida. Et kui tervisel tekivad mingid sümptomid, siis neid ei tohi siin kindlasti ignoreerida, ehk siis siin võib olla mingi krooniline pinge, hormonaalne tasakaal on paigast ära, näiteks on tüüpiline selline veenuse teema, nahamured, neeruprobleemid, alaselja valud, magusaisu, stressi söömine, need on tavapärased, mida veenus võib kaasa tuua. Et neid ongi nüüd vaja siis üle vaadata ja nendega tegeleda, on aeg minna siis kas arsti juurde või terapeudi juurde, kes saab teid aidata. Ja kindlasti ei soovita ma siin minna iluprotseduuridele, mitte mingil juhul, et ja ärge ostke ka tööalaselt mingeid uusi süsteeme või programme või seadmeid selles ajavahemikus, et see absoluutselt siia ei sobi. Ja rahaliselt ka siin tuleks üle vaadata, et võib-olla teil on mingid liigsed igapäevaharjumustele kulutused, et näiteks lõunat sööte väljas kogu aeg, selle asemel, et kodust näiteks toit kaasa võtta kontorisse või liigne kulu iluteenustele või toodetele ja nii edasi. Et need asjad siia tuleb siis nendega tegeleda ja neid muuta. Siis rääkides Marsi liikumisest, mis annab meile energiat ja ütleb, mis kohas kuhu me energiat palustame, siis kuni 23. jaanuar on Marss meil Kallikütse märgis, ehk siis teie jaoks rohkem energiat saab panustada või peab panustama maailmavaate laienemiseks, võib-olla tahate oma mõtteid praktiliselt rakendada, sobib õpetamiseks, kirjutamiseks, kursuste tegemiseks, loomiseks, võib-olla mingisuguseid pabereid korda ajada, reisidega tegeleda, juriidiliste teemadega tegeleda, et need asjad siia kõik sobivad, võib-olla siis planeerite näiteks oma suviseid reise juba siin, et see ka sobib väga hästi. Siis on 23. jaanuar kuni 3. märts Marss meil veevalajas teie jaoks väga ambitsioonikas aeg tegelikult, mõjutab teie staatust, teie avalikku rolli, hästi produktiivne aeg, aga tuleb teha asju omal moel, mitte siis nii, et keegi ütles. Ja võib-olla võtate ka juhi rolle rohkem, on selliseid nähtavaid tulemusi rohkem. Kindlasti ta saab olla ettevaatlik sellega, et te ei läheks tülli oma ülemusega või avalikkusega, et ärge siis suruge oma tahtmist väga peale ja siin tuleb ka ettevaatlik olla 26. veebruar kuni 20. märts. Sellepärast, et meil on seal retromerkuur ja uute asjadega siin ei ole soovitatav küll alustada, näiteks uut karjääri alustada uues töökohas selles ajavahemikus, et see võib olla väga ajutine asi või midagi muutub, teil ei ole piisavalt infot näiteks või leping tehakse ümber hiljem, et sellised takistused võivad siin olla või siis lihtsalt tunnetegi, et te tahaksite tööle minna, panustategi palju energiat, sest et Marss on 10. majas, ma pean tööle saama, ma tahan sinna minna, aga 26. veebruar kuni 20. märts on meil Merkuur retros, mis tähendab seda, et seda tulemust võib-olla ei tule nii ruttu, et te ootate vastust, aga seda ei tule, et ongi hea, et ei tule, ütleks siis niiviisi. 3. märts kuni 10. aprill on Marss kalades ja teie jaoks siis energia liigub rohkem ühistegevustesse, kogukondlikusse töösse, heategevusse, võib-olla midagi teete koos teistega, meeskonnatöö sobib hästi, sõpruskonnaga tegutsemine, võib-olla olete aktiivsem ka sotsiaalsetes tegevustes, et selline meeskonnatöö õnnestub võib-olla paremini ja 10. aprill kuni 19. mai on Marsi Sierra märgis ja teie jaoks on pigem siis selline jällegi sisemine periood, sisemine tegutsemine, võib-olla on küll suur teotahe, aga pigem on see selline, sobib üksi tegemiseks, vaikselt tegutsemiseks, töötamine kulisside taga, et siin on eriti nagu seesama, mida ma algul rääkisin, see Saturn-Neptuun on ka teil siin jääras, et siin nagu tunnete eriti sellist, et tahaks nagu eemale tõmbuda ja siin aprillis-mais
võib-olla puhata, minna loodusesse, olla omaette, mitte olla nii palju meedias ja võttagi siis see puhkus siin, see sobiks siia väga hästi, et väga hea aeg ka ravimiseks, taastumiseks. Need sobivad siia väga hästi. 19. mai kuni 29. juuni on siis Marss teie märgis, et vot siin te tunnete rohkem sellist jõudu, enesekindlust, teate, mida te tahate, te oletegi seal looduses kuskil matkates, ringi jalutades, eelnevalt mõtisklenud, vaikuses olnud ja seal võisid tulla ka väga head ideed, mida siis edasi teha, kuhu oma energiat suunata, mida just teha selleks, et mina saaksin omaenda soove rohkem rakendada, teha midagi sellist, mis mulle on vajalik. Et siin olete te selle ilmselt välja mõelnud ja on sellist füüsilist energiat ka, et seda nii-öelda täitma hakata. Sobib väga hästi siis ka treeningute alustamiseks, rutiinide loomiseks ja teha midagi sellist, mis on teile vajalik. Siis 28. juuni kuni 11. august kaksikutesse läheb meil Marss, ehk siis teie sissetulekute valdkond muutub väga aktiivseks. Kohe pean ütlema ka, et Merkuur liigub meil 29. juuni kuni 24. juuli jällegi retros, mis tähendab seda, et kuni 24. juuli Marss on küll teises majas ja tahaksite hirmsasti võib-olla tegeleda oma rahaasjadega, alustada midagi uut, näiteks otsite lisatööd või lisasissetuleku võimalusi, siis tegelikult info kogumiseks ja ideede paberile panemiseks on siin küll väga hea aeg, aga enne 24. juulit ma ei alustaks mitte millegiga, mis puudutab teie raha. On see mingi ost, on see mingisugune uus sissetuleku vorm, oodake veel, ärge veel alustage. Siis, et jätke need, näiteks sinna juuli viimane nädal või augustisse on veel parem, sest et kuni 11. august on ju Marss teie sissetulekute valdkonnas. Siis 11. august kuni 28. september liigub Marss vähimärki, ehk siis on palju emotsioone ja mõjutab teie siis liikumist, võib-olla autodega rohkem on vaja tegeleda, liigute rohkem autoga ringi, on selliseid lühisõite rohkem, külastate erinevaid linnu, suhtlete rohkem inimestega, siia sobivad väga hästi igasugused sellised podcast'id ja kõik muud sellised suhtlusvormid ja kanalid, nendesse siis energiat panustada, seal alustada ja õppida, õpetada, lugeda, kirjutada, dokumentidega tegeleda ja nii edasi, need asjad sobivad siia kenasti. Siis 28. september kuni 26. november on meil lõvi märgis Marss, ehk siis tuleb teie 4. majja, seal on teil juba kontsentratsioon olemas, seal on meil Jupiter ja seal on meil lõunasõlm ja varjutus ka, ehk siis nüüd tuleb juurde veel ka Marss, ehk siis kontsentratsioon läheb veel suuremaks ja tahaks kangesti teha midagi, mis on seotud meie kodu ja pere ja kinnisvaraga, aga tuletame meelde, et 3. oktoober kuni 14. november on meil Veenus retrograadses liikumises, mis ütleb, et ei, me ei osta siin uut kinnisvara, me ei alusta kallite ostudega, uue mööbliga, uue sisustusega ja nii edasi, ehk siis need asjad tuleb pausile panna, vältige siis rahalisi tehinguid igasuguseid, mis on siis kinnisvaraga seotud, ärge tehke veel kodumuudatusi, tegelege vanade probleemide lahendamisega. Lisaks on siin veel 24. oktoober kuni 13. november Merkuur retros, nii et topeltretrod, ehk siis tegelege vanade perekondlike probleemidega, lahendage neid, tehke midagi uuesti, koguge informatsiooni ja alles siis peale 14. novembrit on teil siin veel natukene aega, Marss on veel 4. majas, saate siis alustada kõigega, mis on seotud siis kodu ja kinnisvaraga. Ja siis 26. november liigub Marss Neitsisse
ja teie jaoks siis energia läheb rohkem eneseväljendusse, lastega seotud tegevustesse, loominguga seotud projektidesse, teete rohkem sporti, see sobib väga hästi siia, olete aktiivsem ka romantilistes tegevustes, lastega seotud valdkond on elavam, suunate energia ühistesse tegevustesse, aga vältige siis hasartmänge ja pigem riskige seal spordis, eks. Et selline sai siis 2026 aasta sünnidele, on see siis sünnipäikene või sünniascendeid, mõlemad võiksid tunda ennast siin puudutatuna ja sobib. Ja väga-väga loodan, et teil on sellest infost kasu ja kirjutage kindlasti ka kommentaaridesse, mis te sellest arvate. Ja mina soovin teile väga ilusat uut aastat 2026.